Vennad, ma just vaatasin oma naise Taissi videot. Neile, kes teda ei tunne, ma räägin temast siin oma kanalil palju, kuidas me kohtusime, sest ma näen teda kui suurt kingitust, mille Jumal mulle andis. Piibel ütleb, et mees, kes on leidnud naise, ustava naise, issandat kartva naise, on saanud suure õnnistuse. Nii et ma olen issandale väga tänulik, sest ta on olnud mulle ustav abiline, abistaja minu teenistuses. Ja Piibel ütleb, et vooruslik naine on haruldane naine. Teda on raske leida, nii et ta on palju väärtuslikum kui paljud rubiinid, see tähendab kallid ehted. Muide, ma rääkisin sellest päeval, kui ma tegin talle abielu ettepaneku. Vennad ja õed, ma ütlesin need sõnad ja ma ei unusta neid kunagi, sest tõesti, Jumal kinkis mulle selle kingituse. Ja ta tegi siin just video, kus ta rääkis riietusest, sellest, kas on patt kanda ehteid, küüsi värvida. Vennad ja õed, see tekitab meie seas nii palju arutelu, nii palju poleemikat. Ei peaks, poleks vaja seda, aga ta tõi nii sügava õpetuse, et ma mõtlesin, ma toon sellega oma kanalisse. Muide, vennad ja õed, enne kui ma tema videot alustan, tahan ma lihtsalt ühe asja kohta kommenteerida. Alati, kui me räägime enda eest hoolitsemisest, naise enda eest hoolitsemisest, inimesed toovad näiteks Isabeliteks. Sest Piibel ütleb, et Isabel oli väga edev. Ma tahan sulle ette lugeda ühe kirjakoha, mis räägib täpselt sellest hetkest, kui Isabel end meikis ja enda eest hoolitses. Tuleta meelde, et Piibel ei ütle mitte kusagil, et Isabel oleks küünelakki kasutanud. Sellest pole juttugi, kuigi paljud inimesed süüdistavad, Nad ütlevad, et küünelaki kasutamine on patt. Lõppude lõpuks oli Isabel, kes on kurjuse sümbol, väga julm naine, võrgutaja. Ta sättis end niimoodi, hoolitses enda välimuse eest palju. Nii et ma loen sulle siit, vaata, mis on kirjas. Teises kuningate raamatus, 9 peatüki, 30. salmis. Seal seisab nii. Kui Jehu jõudis Iisraeli, sai Isabel tema saabumisest teada. Siis ta värvis silmi, sättis juuksed korda ja vaatas aknast välja. See tähendab, et siin ta kasutas seda silmapliiatsiteks, ta värvis silmade ümbruse, sättis juuksed korda ja vaatas aknast välja, oodates seda meest. Vennad, tegelikult on siin väga selgelt näha, et Isabel ei meikinud end selleks, et end ilusana tunda. Ei, ta ei tahtnud lihtsalt ilus olla. Ei, ta tahtis võrgutada ja manipuleerida jõud. Aga lähme edasi. Kes oli Jehu? Jehu, vennad, oli mees, keda Jumal kasutas, kelle issand tõstis üles, et mõista hukka Isabeli maja koos tema abikaasa Ahabiga. Ja prohvet Elisa võidis ta siis. Ja tal oli jumalatse käsk minna sinna ja tappa Isabel. Väga kuri naine, väga julm. Ja mis siis juhtub? Tema abikaasa Ahab oli juba sõjas surnud ja nüüd oli võimul Isabeli poeg Jeruao. See mees oli sama julm kui tema ema. Ta oli selle sama vaimse olendi, selle sama teemoni mõju all, kes kiusas taga Jumala mehi minevikus. Ja mis siis juhtub? Kui see mees Jehu sinna jõudis, tuli ta Isabeli tapma ja tal õnnestuski see. Aga enne seda üritas Isabel teda võrgutada. Ja just siin ongi probleem, saad aru. On palju inimesi, kes ütlevad nii. Ei, sina kristlik naine, ole. Sina ei tohi mitte mingil juhul enda eest hoolitseda, oma juuste eest hoolitseda, sa ei tohi end meikida, küüsi lakkida, sest see on patt. Isegi vennad, õed, ole. Ma olen juba näinud siin YouTube'is videoid, kus inimesed räägivad järgmist, inimesed, kes on põrgus, kes meikisid end, kandsid aksessuaare, kasutasid küünelakki. Vennad, see on tõsine hereesia kõige hullematest. Sest see, kas sa kasutad midagi välist või ei kasuta, ei vii sind põrgusse ega päästa sind. Sellega pole mingit pistmist. Taevasse ei pääse inimesed, kes on loobunud sellest välisest ilust. Vennad, see kõik on hereesia, seda ei ole Jumala sõnas. Mis meid päästab, on Jeesuse veri, mis valati ristil. See on see, kui me paneme oma usu Kristusesse. Amen. Ja need, kes ei pane oma usku Kristusesse, võivad isegi olla loobunud meikimisest, enda eest hoolitsemisest, aga see ei muuda midagi. Inimene mõistetakse ikka hukka, sest ta ei ole vastu võtnud issanda armu päästeannet. Amen. Nii et ma panen siia oma naise video ja me vaatame seda koos. Kommenteerime seda, mida ta räägib, Vaadake nüüd, vennad. Las ma panen video käima. Tere kallid, kuidas teil läheb? Mina olen Tais Reis ja olen siin taas, et jagada teiega Jumala sõna teie südamesse. Täna tahan rääkida teemast, mis tekitab naiste seas palju küsimusi.
kas on patt kanda aksessuaare, meiki, küünelakki? Mida Jumal selle kohta ütleb? Täna tahan koos sinuga uurida seda teemat, mis tekitab palju küsimusi kristlike naiste seas. Aga me õpime vastavalt piiblile, mida Jumal õpetab. Nii et vaata seda videot lõpuni, sest ma tahan koos sinuga õppida. Nii et alustuseks tahan teile selgitada. Siin piiblis ei ütle Jumal otseselt, et selliste aksessuaaride kandmine on keelatud, kuid ta kasutab 2 apostlit, apostel Peetrus ja apostel Paulus, et manitseda tolle aja naisi. See oli aeg, mil naised tulid Kreeka kultuurist, kus nad ehtisid end ehete ja kaelakeedega, ning see oli viis, kuidas nad end sensuaalsemaks muutsid, uhkeldasid ja võimu tundsid. See ei meeldinud Jumalale. Seega kasutas Püha Vaim neid apostleid, et õpetada nendele naistele õiget viisi riietumiseks, et nad peaksid muutuma seestpoolt väljapoole, et nad peaksid riietuma tagasihoidlikult, korralikult ja vaoshoitult. Ja sellepärast oli vaja seda õpetust tuua. Ja ma tahan koos sinuga neid 2 kirja kohta lugeda. Ma kirjutasin need siia üles, et me saaksime neid lugeda, sest neid on mitu. Esimene on Peetruse esimeses kirjas. 3:4. Apostel Peetrus ütles, ärge muretsege välise ilu pärast, mis sõltub ehetest, ilusatest riietest ja liialdatud soengutest. Teine kirjakoht, mida ma tahan lugeda, on Timoteose esimeses kirjas 2:9. Ma tahan, et naised riietuksid tagasihoidlikult. Nad peaksid kandma korralikke ja sobivaid riideid ning mitte ehtima end liialdatud soengute, kulla, pärlite ega kallite riietega. Niisiis, need 2 kirjakohta toodi tol ajal selleks, et õpetada neile naistele, kes pöördusid, kuidas kogeda tõelist pöördumist, kuidas saavutada muutus, mis tuleb seestpoolt väljapoole ja kuidas nad peaksid riietuma, kuna nad tulid ajastust, kus selline riietumine oli normaalne, kuid see ei meeldinud meie Jumalale. Kui tuua see tänapäeva kultuuri, me näeme, et selliste aksessuaaride kandmine nagu kõrvarõngad, kaelakeed, käevõrud, meik või küünelakk ei ole patt. Kuid see võib tuua raskust, sõltuvalt sellest, kuidas sa neid kasutad ja kas sul on vale kavatsus. Sest Jumalat huvitab alati rohkem see, mis on meie südames. Vennad, peatume siin, õed, eks, sest tänane video on rohkem teile, kuigi ka mehed peavad seda kuulma, isegi selleks, et juhendada. Mõnikord ei tea naine, eks, kuidas nõu anda. Kokkuvõttes siiani ta rääkis apostlitest, eks, ja sa märkad, et rõhk on vaoshoitusel, tagasihoidlikkusel. Jumala naist peab tuntama tema leebe vaimu, tema südame järgi, eks, mitte välimuse järgi. See ei tähenda, et ta ei võiks oma välimuse eest hoolitseda, aga las ma teen siia väikese vahemärkuse. Jeesuse ajal religioossed inimesed, kellel oli püha välimus, nad pahandasid jüngritega. Miks? Jeesuse jüngrid sõid tihti ilma käsi pesemata. Nad ei kandnud sageli sobivaid riideid, nad ei paastunud selleks, et kõik näeksid, saad aru? Nii et neile see ei meeldinud ja nad ütlesid Jeesusele Markuse evangeeliumis 7. peatükis 5. salmis. Vaata, mida nad küsisid. Miks sinu jüngrid ei järgi usuliste juhtide traditsioone? Ehk siis nad olid häiritud. Miks, vennad? Las ma näitan teile midagi. Täna elame me ajastul, kus välimus loeb, aga Jeesuse ajal oli see samamoodi, saad aru. See, kes teiste silmis kõige püham välja nägi, oli kõige püham, oli kõige puhtam, kõige lähemal Jumalale. Aga Jumal, vennad, tema näeb südamesse, sest keegi ei suuda teda petta, saad aru. Nii et see ongi täpselt see, millest Tais räägib ja tal on täiesti õigus seda teemat just sellest küljest käsitleda, saad aru, südame kavatsusest, sest Jumalat sa ei peta. Ta räägib sellest veelgi, aga hiljem toon ma siia ühe väga huvitava vaatenurga. Jätkame. Sisemus. Sellepärast peamegi mõistma, mis on põhjus. Milleks sa seda aksessuaari, seda kaelakeed kannad? Mis kavatsusega? Kas selleks, et sõbrannadega võistelda, näidata, et sul on rohkem asju, et sul on rohkem kui teistel, või lihtsalt selleks, et hästi riietuda? Jumalale läheb kõige rohkem korda meie südame kavatsus. Mis põhjusel sa midagi teed? Kas selleks, et olla seksikas? Kas selleks, et kedagi provotseerida? Kui see on sinu kavatsusõde, siis see ei sobi. Siis ei sobi sul kanda ühtegi aksessuaari, ei sobi end meikida, ei sobi kasutada küünelakki, sest Jumal hoolib sinu südamest. Nüüd tahan ma sinuga jagada 2 lugu.
Rebecca ja Esteri lugu, kes olid naised, kes ehtisid end ja kandsid ehteid, aga olid naised, kelle süda meeldis Jumalale. Kõigepealt tahan ma sinuga lugeda Esteri kirja kohta, mis on Esteri raamatu 2. peatükis salmidest 12 ja 13. Loe koos minuga. Enne kui nad kuninga ette viidi, iga neiu läbis 12 kuud kestva iluhoolduse, mis oli naistel ette nähtud. 6 kuud mürriõliga ja 6 kuud eriliste õlide ja parfüümidega. Kui saabus tema kord minna kuningas Xerxese juurde, ta võis valida haaremist ükskõik millise riietuse või aksessuaari, mida paleesse kaasa võtta. Ma tahan, et sa mõistaksid, et isegi kuninganna Ester, kes oli naine, keda Jumal kasutas kogu selle kurjuse ja vangistuse käest rahva vabastamiseks. Ta oli naine, kes oli ilus, elegantne ja ehitud. Ta kandis ehteid ja aksessuaare. Jumalale ei lähe see kord, kui meie süda on kooskõlas temaga, tema põhimõtetega ja eesmärgiga, mis tal meie jaoks on. Nii et vaata Esteri eeskuju ja näe, et Jumala jaoks on kõige tähtsam sinu süda. Teine näide, mida me piiblist näeme, on Rebecca eeskuju. Loe koos minuga. 1. Moosese raamat 24. peatükk 22. salm. Kui kaamerid olid joomise lõpetanud, võttis tema sulane kuldse ripatsi, mis kaalus umbes 6 grammi ja 2 kuldset käevõru, mis kaalusid üle 120 grammi ja andis need talle. Nii näeme, et Abraham palus oma sulasel minna oma sugulaste linna, et leida oma pojale Iisakile naine. Ja kingituseks saatis ta sellele naisele ehteid, kes oli Rebecca. Nii et Rebecca võttis selle kingituse vastu ja läks siis Iisaki juurde, et temaga abielluda. Nii näeme, et naine, kes oli Iisakile määratud, kes oli Jumala mees, oli samuti ehitud naine. Tol ajal oli ehetele saamine nagu auasi. Sa austasid seda naist kingitusega. Nii et Jumalale ei lähe need asjad korda. Mida ma tahan, et sa mõistaksid veel ühe selle piibli näitega, on see, et Jumal ei muretse nende füüsiliste asjade pärast siin maa peal. Teda huvitab see, mis on meie sees, meie sisemus, kus on meie süda. On väga kurb näha paljusid naisi, kes mõnikord riietuvad kaelani, ei kanna ehteid, ei kasuta meiki, ei kanna kontsi, aga need naised klatšivad. Nad ei kohtle oma pereliikmeid hästi, nad ei austa oma meest, teevad nii palju asju, mis ei meeldi Jumalale. Seega Jumal tahab, et sul oleks süda, mis talle meeldib, et sa käituksid nii, et austad Issandat. Ja kui sa oled naine, kes on kasutanud selliseid ehteid või meiki, et olla sensuaalne või teha asju, mis Issandale ei meeldi, siis sa võiksid meelt parandada, sest Jumal tahab sind andestada. Jumal tahab muuta sinu elu, muuta sinu südant, et see peegelduks sinu riietuses ja käitumises. Amen. Jumal on armuline Jumal. Ta on halastav Jumal. Vennad, vaadake, see oli väga oluline asi, mida ta siin ütles. On palju neiusid, palju naisi, kes on harjunud end sensuaalselt näitama, meeste pilke ligi tõmbama. Ja kõik see on sageli seotud puudusega, emotsionaalse puudusega. On naisi näiteks, kes tunnevad armastust ainult seksuaalse poole kaudu. See Samaaria naise juhtum, ta oli juba 5 korda abiellus olnud, eks, ja nüüd elas mehega, kes polnud tema abikaasa. Jah, tõenäoliselt ei olnud ta tõelist armastust kogenud, sest mehed jätsid ta maha, loobusid temast tead. Nii et ära lange sellesse lõksu, ära lange kuradi seatud lõksu, et tahad meeste pilku püüda. Pühendu Issandale. Amen. Ole puhas ja püha Jumala silmis, sest tihti arvad, et labasus, see, et sa näitad end liiga palju, kas see meelitab mehi? Jah, aga ainult neid mehi, kes ei kõlba kuhugi. Mehi, kes ei taha Jumalaga käia. Sest Jumala mees ootab naist, kes hoiab end. Samamoodi hoiab ka Jumala mees end, saad aru. Isegi kui sa mõtled, tänapäeval polegi Jumala mehi. On küll, täpselt nii, nagu on ka Jumala naisi. Nii et sa pead end hoidma, sa pead käima õigetes kohtades. Mulle tundus väga huvitav see, mida Tais ütles, sest teisest küljest on ka naisi, kes mõtlevad nii. Mina ei tee midagi. Ma ei pane isegi küünelapki ega lõika juukseid. Siis jääbki selline lohakas muljeks. Näeb kole välja, hooletu. Ei pane parfüümi, ei hoolitse enda eest, siis ei leiagi kedagi, eks. Nii et me peame enda eest hoolitsema. See meeldib Jumalale. Mulle tundus tema vaatenurk väga huvitav. Ma panen ainult natuke veel, ma ei pane kogu videot, sest pärast tahan ma siin ühe väga huvitava arvamuse välja tuua.
aga kahjuks näeme me palju inimesi, kes elavad religioosselt. Nad klammerduvad Vana Testamendi seaduste külge ja nad ei näe, et me elame nüüd armuajal, kus Jumal hoolib meie südamest, nii et tee endale enesehindamine. Kas ma olen olnud see naine, kes on käitunud vale kavatsusega? Või oleme olnud see naine, kes riietub inimeste silmis täiuslikult, kuid kellel on olnud hoiakud, mis ei meeldi minu Jumalale? Esimeses Saamueli raamatus 16. peatükis 7. salmis on öeldud järgmist. Issand ütles aga Saamuelile, ära lase end välimusest ega pikkusest mõjutada, sest mina olen ta tagasi lükanud. Issand ei vaata nii nagu inimene. Inimene näeb välist, aga Issand näeb südamesse. See kirjakoht on ilus, kui Jumal räägib Saamuelile Taavetist. Sest Taavet oli Issanda poolt võitud, aga Taavet ei olnud see, keda inimesed ootasid. Tal ei olnud seda välimust, mida inimesed ootasid, aga tal oli süda, mis meeldis Jumalale. Nii et Jumal vaatab sinu südamesse, naine. Kuidas sina oled käitunud? Jumal tahab, et sul oleksid teod, mis talle meeldivad. Seega tahan ma nüüd sinuga jagada, mida Jumal ootab kristlasest naiselt. Jumal ootab, et kristlasest naine riietuks tagasihoidlikult, korralikult ja vaoshoitult. Seega sa ei riietu liialt silmatorkavalt. Sa ei riietu labaselt. Sa oled tasakaalukas naine. Tagasihoidlikkus on tasakaal. Tähendab, et sa tead, kuidas end õigesti esitleda. Nii et kui sulle meeldib kanda väikest kaelakeed või kõrvarõngaid, siis see ei määra sinu iseloomu. Sinu iseloomu määravad sinu teod, see, mis tuleb sinu seest välja. Ja kui Jumal muudab inimest, siis ei muutu ainult süda, kogu elu muutub. Ma tunnen inimesi, kes olid varem hoopis teistsugused, aga kui nad kohtusid Jeesusega, nad muutusid. Sest naine, keda Jumal on muutnud, ei ole enam endine. Tema käitumine hakkab muutuma. Sest Jumal muudab kõigepealt südame ja siis tuleb see välja. Minu abikaasa, ma ei tea, kas te teate tema tunnistust. Kui ta pöördus, ta käis kirikus, kuid tal oli ikka veel raske minevikust lahti lasta. Nii et ta käis kõrvarõngastega, mustade küüntega, punaste juustega, müts peas. Ja ta tegi Jumalale siira palve. Ta ütles, kuule, kui inimesed hakkavad mind kritiseerima, paluvad mu need asjad eemandada, siis ma enam kirikusse ei lähe. Ja tänu Jumalale keegi ei kritiseerinud. Keegi ei näidanud enam tema peale näpuga. Nii et mida ma tahan teile selle kohta öelda on see, et tihti oleme meie ise nii kohtumõistvad, nii hukkamõistvad. Me teeme siin väikese pausi. Ja tõesti oligi nii, tead, sest mul olid väga pikad mustad küünedeks. Ma olin rokkar, natuke ka hipi, ma olen siin oma tunnistust juba mitu korda rääkinud. Ja nii, minu välimus ei näidanud üldse, et ma olin tõesti uuesti sündinud, et ma olin pöördunud. Aga vennad, Jumal oli juba minu elus. Jah, püha vaim oli juba minu sisse tulnud, tead. Lihtsalt need muutused tulid ajaga ja ma tõesti tegin selle palve. Kui keegi sealt kirikust ütleb mulle, et ma pean kõik selle ära võtma, siis ma ei astu enam kunagi sinna kirikusse. Ja ma arvan, et Jumal pani kõigile suu kinni, sest paljud tahtsid midagi öelda, aga ei öelnud. Ma käisin nokamütsiga niimoodi. Ma ei lasknud kellelgi oma silmi näha, tead, sest mul oli ka väga piinlik. Kõik oli minu jaoks väga uus, tead, nii et püha vaim ise hakkas minu elus tööd tegema. Muidugi, kui sul on võimalus, räägi armastusega, räägi õrnalt. Sina, naine, anna nõu teisele naisele, eks? Naine annab alati nõu naisele, mees annab nõu mehele. Aga tõesti, inimesed on kohtumõistvad. Kuula, mida Tais räägib ja ma kohe lõpetan ning toon siia oma vaatenurga. Me elame kohtunike ajastul. Inimesed näitavad üksteise peale näpuga ja kritiseerivad. Mõnikord on see inimene, kes ise midagi ei tee, aga kritiseerib teise kirikut, kes midagi teeb. Kritiseerib seda vennakest seal väljas. Jumal tahab, et sul oleks süda, mis talle meeldib. Et sinu hoiakud peegeldaksid sinu iseloomu Jumala ees. Et sa ei oleks kohtunik. Ruti ja Noemi ajal elasid nad ajastul, mil maad valitsesid kohtunikud. Kuningat veel ei olnud. Kohtunikud oskasid kehtestada seadusi ja reegleid, kuid nad ei osanud rahvast toita. Rahvas kannatas nälga. Ja täna oleme me samas ajas, kus inimesed tunnevad Jumala järele nälga. Neid ei toideta tõeliselt Jumala sõnaga. Sest me elame praegu kohtunike ajastul. Inimesed mõistavad kohut, süüdistavad, selle asemel, et minna oma tuppa, palvetada, põlvitada ja otsida Jumalat. Kui sa näed kedagi kirikus, kes vahel kannab väga liibuvat riietust,
mõnikord see inimene ei ela nii, nagu Jumalale meeldiks. Selle asemel, et kritiseerida või teistele taga rääkida, näpuga näidata, mine oma tuppa ja palveta selle õe eest, et Jumal muudaks tema elu, et ta saaks muudetud seestpoolt väljapoole. Me peame lõpetama teistele näpuga näitamise. Vaadake, ma olen teiega siin aus. Eelmisel nädalal tegin ma video, kus rääkisin riietusest, kuidas kristlik naine peaks riietuma. Ma tõin siia nõuande, mille õppisin juba ammu, 3 ENTSist. 3 tüüpi riideid, mida kristlik naine ei peaks kandma. Ja ma kandsin pärlikeed. See on mul olnud juba ammu. See oli kingitus. Midagi, mis on mulle kallis ja väärtuslik. Ja mul oli see ehe kaelas. Ja inimesed mõistsid hukka. Nad ütlesid, et ma kannan karbikestega kaelakeed. See polnud isegi karbikestega. Inimesed hindavad selle järgi, mida nad näevad. Nad arvavad, et see on nii. Aga see pole see, mida nad tegelikult näevad. Inimesed hakkasid rääkima, et ma ehtin end. Siis pani Jumal mind tundma, et ma pean selle video teile tegema. Et selgitada, mis talle tegelikult korda läheb. See on sinu süda. Sinu hoiakud. Au Jumalale, vennad. Ma leidsin, et see Taisi video oli väga ülesehitav ja ma tahan teile midagi öelda. Välimus. Jah, see on tõesti oluline. Ma ei välista seda. Inimene, kes tõesti kuulub Jumalale, riietubki sellisel viisil. Samamoodi ka muusika, mida ta kuulab. Kõik saab mõjutatud, saad aru? Aga just seda Tais ütleski. Me ei saa kohut mõista, sest mõnikord on inimene alles protsessis. Sa võid küll nõu anda, armastusega. Sa võid selle inimese eest palvetada, aga jah, mõnikord inimene ei saa arugi, et see on vale, saad aru. Näiteks mina, kui ma pöördusin, umbes 6 kuud hiljem, aasta hiljem ma ikka veel kandsin, ma käisin ikka veel ilma särgita tänaval, sest ma olin harjunud. Mõnikord tulin koolist, ma läksin jalgpalli mängima, võtsin särgi seljast ja siis ühel päeval. Üks vend kogudusest ütles mulle, ta ütles, Juninho, ei sobi mees, sa ei peaks niimoodi käima, sa oled nüüd kristlane. See muutis mu mõtlemist, aga ma arvasin, et see on normaalne, saad aru? Ma ei näinud selles midagi halba. Aga las ma ütlen sulle midagi. Kõige hullem asi on see, on inimene, kes elab ainult välimuse järgi, aga süda on Jumalast kaugel. Ja apostel Pauluse ajal, nagu ma teile rääkisin, paljud inimesed, nende jaoks tähendas vaimsus seda, kes rohkem välja paistis. Miks? Nad olid harjunud vaatama usujuhte ja need olid alati uhked ja silmatorkavad. Alati palvetasid väljakutel, alati näitasid oma vaimsust, aga see oli tühi. Ja siis paljud inimesed püüdsid jätta vaga muljet ja nad ei teinud seda ainult ise, nad kehtestasid ka reegleid kirikutes. Vaata, ma räägin siin paljudele inimestele. Kirikutes on ranged reeglid selle kohta ja sa pead seda analüüsima piibli valguses, alati tasakaalu poole püüdlema. Kas mäletad, mida apostel Peetrus ütles? Diskreetsus ja sündsus ja tagasihoidlikkus riietumises. Ja vaata, mida Paulus ütles seal kolosslastele 2. peatükk 23. salm. Ta ütles nii, kuula. Need reeglid näevad tõesti olevat targad, oma näilise religioossusega. Vale alandlikkus ja karm suhtumine kehasse, aga neil pole mingit väärtust lihatungide ohjeldamiseks. Aamen? Nii et Paulus tahtis öelda järgmist. Vaata, sa võid isegi tahta ilma kõrvarõngasteta käia. Sa võid isegi mitte tahta küüsi värvida. Sa võid oma juukseid mitte sättida. Käidki lohakalt ringi. Aga see ei garanteeri, et sa elab pühaduses. See ei ole see, mis paneb sind pühaduses elama, said aru. Pühadus on üks asi, see toob tagajärje. Loomulikult tahad sa tagasihoidlikult riietuda, aga kui sa ainult riietud tagasihoidlikult ja ei valva oma südant, siis see ei kaitse sind edevuse eest, said aru? Kadestamisest, armukadedusest, sinu südame kurjusest, laimamisest, eks. Piibel räägib laimamisest, see tähendab, et sa räägid teistest halvasti, sa mõistad kohut, klatsid. See ei säästa sind ja isegi Paulus ütles, vaata. Need asjad jätavad isegi pühaduse ja tarkuse mulje. Aga see on vale alandlikkus ja sellel pole mingit väärtust. Et ohjeldada lihalikke impulsse, nii et kas sa tahad patust võitu saada? Tahad võita lihalikke naudinguid? See on palve. See on valvamine, see on Jumala sõnast toitmine, said aru? Ja tagajärg on see, ka väline muutub, on nii? Loodane said sellest sõnumist aru, et see sulle meeldis. Ma jätan siia ka 2 videot, mida saad vaadata. Mine vaata ja ootan sind järgmises videos. Jumal õnnistagu sind vägevalt. Suur kallistus!